Nii, et ma loodan, et see kõigil on okei. Ja selles mõttes see vestlusõhtu, ma loodan, et kõikidel on mingi kohvi või tee kaasa kõrval või vesi. Et see vestlusõhtu, ma mõtlesin, võiks olla selline aeg-ajalt nii-öelda siis toimuv õhtu, kus eelnevalt äkki on tulnud mulle mingid küsimused Instagrami ja siis ma saan nagu teile neid lahti seletada, et meil tekiks mingi arutelu, et kui teil on küsimusi, te saate küsida. Ja kes tahab siis küsida, kas kirjutab chati või tõstab siin selle reaction'i alt on see raise hand. Et saab ka enda mikrofoni nii-öelda võib siis lahti teha. Aga innustan teid siiski tegema enda kaamerad lahti, siis ma ka näen, kes siin on, tuttavad inimesed on nimepidi vähemalt. Et väga tore, et on tuttavad naised ka kohal. Aga ma nüüd proovin korra uuesti jagada. No nii, tere Susanna. Nii tore sind näha. Alles esmaspäeval nägime. Või pühapäeval. Ma proovin uuesti jagada neid küsimusi. Ma millegipärast enne ei saanud nagu chati sama aeg lahti. Ma ei tea, mis teema sellega on. Ma korra vaatan, miks ma ei saa. Ja, ma millegipärast ei saa chati sama aeg lahti. Nii et kui kellelgi on küsimusi, siis võib kohe selles mõttes otse mikrofoni lahti teha, kui julgeb ja saab kohe küsida. Või siis ma pärast loen chati, et ma millegipärast ei saa siin kahte asja korraga lahti hoida. Aga lähme küsimuste juurde. Need on siis küsimused, mis te olete mulle Instagramis esitanud. Enamus on olnud koristamisteemalised ja ma võin siis eelnevalt juba ära öelda, et kõik see, mida ma teile jagan koristamise osapoolt, siis see on puhtalt minu enda arvamus, see, kuidas mina teen või kuidas mina teeksin, sest ma ei ole koristamist õppinud. Ma tean koristamisest, ma arvan, et suhteliselt vähe, aga olles siis või läbi viies enda korrastuskursust, kus on siis külalisesinejaks on puhastuseksperdi Helge, siis sealt temalt me oleme väga palju, siis ka osalejad ja mina olen väga palju infot saanud, mis on ülivajalik, üliäge ja innustan ka teid nii-öelda võib-olla osalema ka sellel korrastuskursusel, sest kõik need lisaloengud on nagu, need külalisloengud on lisaväärtus ja ma arvan, et kõik osalejad on nagu nõus sellega, et Helge loengud ei läinud kunagi nagu mööda külge alla. Susanna on üks kursel osaleja ja saab nagu kinnitada, et Helge loengud olid nagu super. Sest et Helge tegi siis ka 2 kahetunnilist loengut, nii et koristamisest 4 tundi. Kõik olid nagu imestunud, et koristamiseks on lihtsalt vaja vett ja mikrofiibrist lappi. Aga lähme esimese küsimuse juurde. Kas paned äädika koos pesupulbriga samasse lahtrisse või kuidas see käib ja mitu liitrit äädikat nädalas või kuus kulub? Sellele viimasele küsimusele ma ei oska kohe vastata, sest äädikat ma kasutan nii-öelda igapäevaselt. Ma kasutan teda pesumasinas, kohe räägin nii-öelda miks siis ma kasutan teda ma ei tea, kraanikausi puhastamisel, nõudepesumasinas, et igal pool nii-öelda. Ja pesu pesemisel, näiteks kui me räägime pesu pesemisest, et siis ma äädikat panen pesupulbriga samasse lahtrisse, ehk kui ma panen pesuaine ära, mina kasutan siis iseenda tehtud pesuvahendit, mille õpetus on mul blogis olemas ja blogis on olemas otsingumootor, nii et kui te lähete mu kodulehekülje peale www.meieluvilo.ee, siis see üleval on selline väike luubikene, sinna peale vajutades saate kirjutada pesuaine ja siis tulevad kõik need blogipostitused nagu lahti, kus on see sõna sees. Samamoodi pesumasina puhastamise õpetus on seal, nõudepesumasina puhastamise õpetused, kõik need asjad on sealt leitavad. Aga ma panen, et kui ma teen enda pesuaine, panen sinna sahtlisse, siis samasse kohta panen ka äädika. Äädikat ma panen umbes niimoodi, et minu siis nii-öelda täismasin, ütleme 6–7 kilogrammi. Selle kohta ma panen tunde järgi, aga ma arvan, et see on kuskil 100–150 milliliitrit. Ehk tegelikult suhteliselt palju. Aga kui nüüd on neid, kes nii-öelda pelgavad, kardavad,
panna äädikat enda pesumasinasse, siis selleks ei ole mitte mingisugust põhjust, vähemalt mina arvan nii, et on nagu kaks põhjust, miks kardetakse panna. Üks asi on see, et äkki äädikas ei mõju tihenditele hästi. Et alati, kui ma positan nõudepesumasina puhastamise õpetuse, siis tuleb kulbiga neid vastuseid, äkki ta lõhub tihendit. Ma saan omalt poolt öelda ainult seda, et minul on olnud nõudepesumasin nüüd uues kodus, oleme seda kasutanud märtsikuus saadik, aga vanas kodus oli mul äkki mingi 8 või 9 aastat, täpsemalt ei mäleta. Ja ma saan öelda, et tolle masinaga näiteks ei juhtunud mitte midagi. Ei juhtunud mul samamoodi, pesumasin oli samamoodi, sama kaua, et mitte midagi ei juhtunud. Pigem oligi see, et selline aeg-ajalt nagu sellega pesemine ja tegemine võtabki ära seda, et sinna ei teki seda katlakivi ja minu jaoks oli see nagu kuidagi nii loogiline, ma kasutan seda ja ma kasutan täiesti tavalist äädikat, et tuli ka seda küsimust nüüd, et kas ma kasutan seda Maieri, kas ta on pesuäädikas või mis, ühesõnaga mingi Maieril oli vist Maier, oli mingi eraldi äädikas on, aga ei, ma ei näe vajadust osta mingit spetsiaalset asja eraldi, et ma kasutan 30% äädikat. Ja pesu pesemisel ma kasutan teda siis valge pesu pesemisel, siis selle jaoks, et ta nii-öelda kirgastaks seda valget värvi, ta ei valgenda, aga ta nagu hoiab seda valget värvi kuidagi hästi, et ta ei lase nagu tuhmuda, et ei peagi olema eraldi valgendajat, vaid mina panen siis äädikat. Ja siis ma kasutan äädikat veel käterätikute pesemiseks ja voodipesu pesemiseks ja tuli ka küsimus, et miks siis, et kas nagu, ja mis ma vastasin, et bakterite nii-öelda hävitamiseks, et äädikas teeb seda väga hästi ja siis küsiti ka, et kas nagu kuumus ja kuivati ei tee samad tööd ära. Ma ütlesin, et jään vastuse selles mõttes võlgu, et spetsiifiliselt ise ei tea, aga samas mina ka ise enam kolides nüüd ära, siis mul on pesumasin kuivati ühes, nii-öelda üks masin, aga ma ei kasuta seda kuivati versiooni, et ma pigem pesen ja panen kuivama. Ja varem küll kasutasin kuivatit ka eraldi, aga samamoodi kasutasin ka äädikat. Et minu jaoks kuidagi see teadmine, et ta nii-öelda peaks tapma äädika või seda baktereid, et siis mina ka seda kasutan just nende voodipesude puhul ja voodipesusid ma pesen ka nagu mingi 60 kraadi kuni 90 kraadi, oleneb, mida ma täpsemalt siis pesen. Aga pesu pesemisega on ka veel, mul on nagu eraldi süsteem, kuidas ma ka pesu pesen, on ju. Et ma arvan, et sellest ma räägin kunagi hiljem, aga see on ka selles, mitte midagi erilist ei ole. Aga kui ma kuulen sõbrannade käest, et nad pesevad eraldi valge pesu, musta pesu, värvilise pesu ja siis võib-olla mingid lastepesud eraldi, need pesud eraldi, et minu jaoks nagu sellist värvide järgi selekteerimist ei ole. Et üks asi on kindel, et valget pesu pesen eraldi teisest pesust, aga ütleme musta värvilise kõik need ma panen nagu koos ja ma ei kasuta neid värvipüüdjaid või neid lehekesi või neid, mida pannakse, on ju, osad panevad pesu sisse. Et mul lihtsalt puudub vajadus neid kasutada. Et ma ka üritan nii-öelda võimalikult vähe asju endal koju osta, mida mul ei ole vaja. Ütleme siis keemia puhul näiteks, ma teen ise pesuainet pesu pesemiseks. Juhul, kui mul on näiteks ta otsas, nüüd mul viimati oligi, et mul nii-öelda eksprompt sai otsa ja ma ei võtnud aega, et teha seda, ehk ma ei tahtnud päevast võtta seda aega või mul ei olnud võimalust võtta, siis ma ruttu käisin, ostsin endale, ma ostan ühesõnaga Maieri oma või siis M-kumb Coop, aga Coopile vist teeb ka Maier minu teada pesuainet. Nii et jah, ma kasutan Maieri omasid, juhul kui ma ostan poest. Aga kasutan ka siis pesukeeli, et kui ma ka olen rääkinud nende Instagramis viimasel ajal palju mikrofiibrist lappidest, siis panen nagu teile südamele, et ärge jumala eest mikrofiibrist lappe peske igaks juhuks pesupulbriga, sest pesupulbris on aine, mis neile ei sobi, mis rikub nende seda koostist ja te võite niimoodi enda mikrofiibrist lapid tuksi keerata, aga pesukeelides seda ainet ei ole. Kui kellelgi on küsimusi, siis te võite vabalt mikrofoni lahti teha või tõsta kätt, et vähemalt ma näen siit enda kõrvalt teie loetelu ja ma saan siit kohe reageerida. Kellelgi vist tuligi mikrofon lahti. Või võib-olla see ei olnud tahtlik. Aga võtame järgmise küsimuse.
Nii, palun väga abi, kuidas pesumasinat haisu vabaks saada. Uks on alati lahti, spetspesu tehtud sidrunihappega. Kuna ma täpsemalt ei tea, mis see spetspesu on, et sidrunihappega pesta täiesti arusaadav, kuid mina teen ju ka samamoodi, ma pesen ka pesumasinat ja nõudepesumasinat äädikaga, soodaga, sidrunihappega, millega iganes on ja selliste nii-öelda mitte poekeemiat ma nagu ei kasuta, aga siin võib olla probleem selles ja mida ma olen ka päriselus näinud, et mul emal oli see situatsioon, et ma arvan, et ta oli mingi 5-6 aastat kasutuses olnud pesumasin ja kui ma rääkisin talle, et pesumasinat tuleb puhastada, siis ta ütles, et okei, proovime siis järele, aga ta oli juba seda 5-6 aastat nagu kasutanud. Ja kui ma tegin siis seda pesumasina puhastust selle enda õpetuse järgi, enda ema masinas, et keda huvitab, siis saate sealt blogist otsida, et siis see lõppes sellega, et kuna sinna sisse siis käis, ütleme, äädikas on ja mis tõmbas, see lõppes sellega, et see masin lihtsalt haises on ja nii nagu siin on praegu kirjas, et pesumasin, kuidas saada haisu vabaks, et uks on lahti ja spetspesu tehtud. Emal ka me tegime selle pesumasina puhastuse ära ja pärast see masin tohutult haises. Aga mis toimus ilmselt oligi see, et see äädikas tõmbas kogu selle mustuse, mis seal trumli taga nagu on või selles masinas üldse, mida me ei näe, tõmbas lahti lõpuks, sest et esimene tsükkel, mida sa teedki pesumasina puhastades, on see, et sa paned äädika ja sa paned kõige kuumema ja kõige pikema programmi tööle. Ja kuna seal on kuumus ja kuna seal on äädikas, siis ilmselgelt ta reageeris niimoodi, et kogu see mustus tuli lahti ja see lihtsalt, ta kuidagi ju läheb ka masinast välja, aga see tekitas seda haisu. Ja veel üks sõbranna ka küsis, et kuidas ma seda puhastan ja siis ma seletasin talle ka ära, ma ütlesin, et ole selles mõttes, et ennatlikult, et see võib nagu sul hiljem haiseda, aga et ära muretse, et tee lihtsalt näiteks mitu korda seda puhastust ja hoia uksi lahti ja kui sa teed ühe korra selle suure puhastuse ära, siis pane endale kas või kalendrisse kirja, et sul on vaja, ma ei tea, kord kvartalis, kord poole aasta jooksul, oleneb kui tihti sa pesu pesed, mida sa pesed, kui mustad need asjad on, et sa saaksid tihti siis seda puhastust teha ja vältida seda, et sinna, et esiteks see mustus sinna niimoodi tekib väga palju ja seega ka, et ta ei haiseks. Et minul näiteks ei ole kunagi olnud seda probleemi, et pesumasin haiseks. Ei siis, kui ma olen kogu aeg suht algusest saadik ka puhastanud selle enda süsteemi järgi, aga just, et kui sa oled mitu aastat võib-olla kasutanud, pole puhastanud ja siis teed selle puhastuse, siis jah, ta võibki haiseda, aga ma loodan, et sellest on nagu võimalik ikkagi lahti saada, et ei peaks muretsema, et see niimoodi lõplikult jääbki. Siis oli küsimus, kuidas teha nii, et WC-pott ei haiseks. Ei saa aru, milles asi, tundub nagu puhas. Selle vetsupoti osas on ka ilmselt see teema, et oleneb muidugi ka, et kuidas sa puhastad, millega sa puhastad. Küll aga võttes näiteks helgelt nippi või nagu nii-öelda nõuannet, siis mina kasutan WC-poti puhastamiseks hapet. Ehk ma nii-öelda kallan, siis ma olen näitanud ka Instagramis, et ma ei kasuta pritspudeleid, ma kasutan niisutuspudeleid ja mul on ka just see hape siis pandud prits või sinna niisutuspudelisse, kus on väiksed avad sees, see on nagu oleks nõelaga tehtud, väiksed avad, hästi pisikesed avad on ja seda kasutan siis niimoodi, et ma nii-öelda siis ma ei tea, see ei ole nagu pritsimine, nii-öelda nagu pigistan nendest avadest, tuleb seda hapet välja sinna poti sisse ja jätan seisma ja miks ma kasutan siis niisutuspudelit ongi sellepärast, et kui ma pritsiks hapet, siis hape lendleks igale poole. Ma tõmbaks seda ise ninna sisse ja ta läheks ka nagu igale poole mujale, et me seda küll otseselt ei näe, aga tegelikult see jah, nii-öelda õhus levib niimoodi. Ja siis ma lasen tal natukene aega seista
ja siis ma küürin teda ja ma ei küüri vetsupoti seest üldsegi mitte selle harjaga, mis mul on nii-öelda külaliste jaoks seal kõrvale pandud, vaid ma olen ostnud endale ühe korraliku tugeva, mis ta siis on, nii-öelda, ta on hari, käsihari, aga nõudepesuhari, nagu et otsas on need harjased ja siis tuleb see pikem käepide, millega ma saan väga ilusti kõik kohad puhtaks küürida. Ja ma saan siis olla kindel, et ühesõnaga kõik kohad on puhtaks küüritud, selle harjaga ka ei juhtu mitte midagi, et see hari võib-olla maksis 4-5 eurot puhastusimpordist, väga kvaliteetne, temaga ei juhtu mitte midagi. Ja ma saan pärast, ühesõnaga ma pesen selle vetsupoti ära, puhastan ta ära ja siis ma pesen ka ümbert kõik ära ja vetsupotti mitte siis ainult seest, vaid ka väljapoolt ja väljapoolt puhastamiseks ma kasutan ainult mikrofiibrist lappi ja vett. Ja mikrofiibrist lapp ja see nii-öelda niisutatud lapp on ju, toimib või ta töötab siis, kui sul on õige surve lapile ja ühesõnaga sul on piisav surve ja sa teed neid liigutusi niimoodi, et sa tunned ka, et sa tõmbad ühest kohast puhtaks, et mitte ei nühi ühes kohas, vaid ühelt poolt algad ja lõpuni välja ja kõik siis, miks see vetsupott nii-öelda võib haiseda, on ka see, et kindlasti vetsupoti alt kõik see jalaosa, kõik see tuleks puhtaks pesta ja veel ka tegelikult vetsupoti läheduses olevad seinad, et kõik need tagasein, küljeseinad, võib-olla on külje peal kapid on ja minul näiteks on praeguses vetsus on väga halb seini puhastada, sest et seinad on sellisest nagu kuidas öeldaksegi, selline krobeline on see sein, et mina seda seina puhastada niimoodi ei saa, kuidas oleks lihtne, et kui ta oleks plaaditud, et lihtsalt puhastada, et mina pean sinna midagi välja mõtlema endale, ma ei ole veel saanud seda seina seal nii-öelda puhastada. Aga jah, probleem võib olla selles, et vetsupott väljapoolt vajaks kindlasti tugevat nii-öelda küürimist ja seinad ja ümber nii-öelda siis olevad pinnad, kuhu võib samamoodi kõik see nii-öelda siis mustus sinna nii-öelda ladesta, et oluline on ka see, et kui te käite vetsus on ja teete need ära, panete potikaane kinni ja siis lasete vett, et jumala eest ärge tehke seda niimoodi, et potikaas on lahti, sest et kõik, mis seal sees on, te vajutate, vesi tuleb sinna ja kõik need pritsmed lähevad igale poole ja see ongi see, et vetsupotist need pritsmed lähevadki seinte peale ja lõpuks ta hakkabki haisema. Et see on vähemalt see, millest mina nagu lähtun WC ja vetsupoti ümbruse puhastamisel. Ma loodan, et kõik ilusti teevad nii nagu on õige. Nii. Keegi küsib siin chatis, et mis hapniga pesed WC-potti? Ma kohe näitan. Oodake, et väga hea, Susanna, et sa mul oled väike assistent. Näitan teile kohe. Niimoodi, ühesõnaga, see on siis see, mida ma kasutan, see on see niisutuspudel, siin peal on väiksed avad, et ma teen siia nii-öelda siis kontsentraadist lahuse, aga mina kasutan juba aastaid Good Pointi Sun Cleanerit, et ma kasutan paljusid Good Pointi asju, nende e-poest ongi Good Point Chemicals ja sealt saab osta ka eraklient, nii et ei pea olema äriklient, aga väga hea ja sellest ongi, et sellest teed lahuse. Siin on peal olemas, mis mitmele nii-öelda siis. Ja see minu jaoks väga hästi toimib. Ma kasutan seda samat asja ka kraanikausside puhastamisel. Mõtleme, mille jaoks veel. Dušisegisti, dušiseinte puhastamiseks aeg-ajalt. Et peakski endale kirja panema, et millal, mida veel rääkida. Et dušiseinte ja dušinurga puhastamine on ka mingi ulmeline teema, mida paljud nii-öelda võib-olla ei oska või ei taha või ei tea, kuidas mida teha. Või ma saan ka aru sellest, kui sul on rämedalt katlakivi täis sein, et kuidas sellest siis nii-öelda vabaneda. Aga jah, see Sun Cleaner minu jaoks teeb oma töö ära ja mul on blogis ka olemas postitus 2 aastat tagasi äkki tegin, kuidas ma siis tol ajal ka kasutades seda Sun Cleanerit tegin seda dušinurga puhastamist ja seal pildid ja ühesõnaga õpetust tollest ajast. Nüüd ma natukene olen ikkagi muutnud, natukene targemaks saanud, aga juhul, kui sul on kohe nii-öelda ruttu vaja, siis
siis mine vaata, et kuidas, seal oli äkki dušinurga puhastamine, kui sa otsid, siis peaks leidma. Nii, järgmine küsimus on, kuidas puhastaksid musta värvi graniitvalamut katlakivi jälgedest? No, kui nüüd ma ütlesin ka enne, et ma tegelikult ju keemiat väga ei osta ja ütleme seda sun cleanerit ka, ma ostangi tegelikult selle jaoks, et puhastada vetsupotti, et vetsupotti ma ikkagi selleks ma midagi sellist ökomat või nagu, ma ei tea, äädikat või soodat või sidrunapet ei kasuta, aga graniitvalamu jaoks ma seda kasutada ei tahaks, et seda ma kasutan, ütleme, kui ma kasutan siis vannitoa valamu puhastamiseks, aga ma ei taha kasutada seda seal, kus ma siis võib-olla viskan, ma ei tea, õunad või kartulid või mingid toiduained, mida ma tahan pesta, et ma seda kraanikaussi sun cleaneriga ei puhasta, isegi ma ei tea, kas üldse on nii-öelda lubatud seda graniitvalamu puhastamiseks, aga igatahes seda ei tee. Mida ma aga teen või teeksin siis? Mul oli eelmises kodus just musta värvi graniitvalamu, Franke oma ja ma tean küll, mida see inimene mõtleb, kes seda küsib, et sinna äärtesse tekivad need valged randid ja kuidas mina neid puhastan, oligi lihtsalt see, et mida ma teen ka aeg-ajalt lihtsalt valamule. Nüüd mul on tavaline see metallist nii-öelda kroomitud valamu, aga puhastan ikka ka aeg-ajalt selle süsteemiga, et ma puistan sinna lihtsalt soodat, panen muidugi selle äravoolu osa kinni, puistan soodat ja siis kallan äädikat peale, siis äädika ja sooda reaktsioon tekib ja lihtsalt harjaga küürin, et annan hästi tugevat nii-öelda survet jällegi sellele ja lihtsalt küürin puhtaks, aga mida ma igapäevaselt teen on, et ma lihtsalt puhastan valamut selle nõudepesuharjaga, mis mul on ja puhastusvahendiga või nõudepesuvahendiga siis ja nõudepesuvahendid ka ma kasutan aeg-ajalt teen ise, aeg-ajalt kasutan Good Pointi enda oma, mis on värvitu, lõhnatu, mis peab olema minu jaoks. See ka kusjuures ei haise, ma korra isegi proovin, aga tal ei ole mingit erilist lõhna. Ma ei tunne küll, kui tavaline hape ikkagi nagu haiseb, siis see küll ei haise. Et ja siin on kirjas happeline sanitaarportselani puhastusvahend, et see ei haise, et mulle ei sobi vahendid, mis haisevad, mul tekib kohe allergiline reaktsioon, ma hakkan kohe nuuskama ja aevastama, aga Good Pointi asjad on selles osas mulle meeldivad, et nad ei haise. Aga jah, et mina puhastaksin soodaga, äädikaga, juhul kui katlakivi endiselt ära ei tule, proovi sidrunapet, ehk ma paneksin sidrunapet sinna ääre peale ja siis kuuma vett nii-öelda niristaksin peale, et prooviks seda varianti või siis samamoodi, et see sidrunappe sinna peale, siis paneks ma äkki majapidamispaberi sinna ja siis nagu niisutaks selle kuuma veega, et nii-öelda tekitada talle seda, et ta kohe ära ei voolaks nagu sealt pealt, vaid et ta jääks natukeseks seisma, et siis see majapidamispaber aitab hästi seda vett nii-öelda kinni hoida ja selle all olev sidrunappe, et seda reageerib, et ta saab natuke toimita. Et see on variant, kuidas ma seda puhastaksin. Nii, siis oli küsimus, millest alustada, kui maja on täiesti käest ära? Mis on lihtsam viis alustamiseks? See on selline hästi lai küsimus on ju, et sellele võib hästi laialt ka vastata. Viimasel ajal on mul ka olnud palju neid veebikonsultatsioone, milles siis on samamoodi, et enamasti on siis need naised, kes soovivad just infot, et kuidas alustada korrastamisega, mida teha. Nad sooviksid tellida teenust, aga siis jutu käigus ma nagu peilin ikkagi välja, mis on see lõppeesmärk, mida sa tahad saavutada ja kui eesmärgiks on saavutada see totaalne kord, rahulolu, siis minu jaoks kõige nagu tegelikult ongi kõige lihtsam viis. Susanna, ma arvan, saab nõustuda, et korrastuskursus, mis kestab 10 nädalat ja mis annab sulle nagu seda tõuget, et sa saad grupiga koos, igal nädal on sul eraldi ülesanded, sul on kodune ülesanne, mida sa pead selleks nädalaks ära tegema, annab sulle nagu selle kindlustunde, et sa ei saa nagu mööda minna, et sul on mingi kohustus. Sa tahad tegelikult ju sa võistled ainult endaga
et see korrastuskursusel osalemine, ma arvan, on selles mõttes ka parim viis nii-öelda kodukorda saamiseks, et sa panustad enda aega sinna, et kui sa ise teed enda kodukorda, sa tead, et sa panustad sinna aega, sa panustad sinna raha, siis sa juba ise, ma arvan, tahad seda korda ka hoida ja kõige parem viis on ise kõik need asjad üks nagu asi haaval on läbi käia ja vaadata, mis sul jääb alles, mis ei jää alles. Et naised, kes on kursusel osalenud, ütlevad ka, et jah, see 10 nädalat võib tunduda pikk, aga ta läheb väga ruttu, sest et meil just lõppes korrastuskursus ja see läks mega ruttu, aga kõik asjad said korrastatud ja kui isegi mingi asi ja mingi kategooria jäi korrastamata, siis ma olen naistele ütlenud, pange kirja see ja pange endale nagu nii-öelda tehke list, mis on vaja teha, to-do list selle korrastamise osas ja siis pange nad endale kalendrisse, et te teate, et teil on oma endaga edaspidi kokkulepe, millal te selle asja ära teete, sest mitte keegi seda teine ära ei tee. Ja võlu muidugi selle ise kodus 10 nädalat korrastamise juures on ka see, et sa saad enda pere ka nii-öelda kaasata, et sa isegi ei pea neile midagi ütlema, aga mehed ja lapsed tulevad juba kaasa ja tahavad ise võib-olla korda luua või tunnetavad, et kuule, tule näita mulle ka, kuidas see käib või juba mees ise, ma ei tea, paneb voodi kokku, teeb remondi magamistoas ära, et sellised tagasisided on nendelt osalejatelt tulnud, et lapsed ka hakkavad juba ütlema, et emme, see pakk ei käi sinna, et nende koht on seal ja et selline ise enda aja panustamine on kõige parem viis. Ja ta tegelikult ka on lihtsam, et kui ma ütleks sulle, et alusta sellest, et ma ei tea, tee see kategooria ära, siis liigu järgmise juurde, siis sa tegelikult ei saa aru, millest ma räägin. Et kui seal korrastuskursusele ma annan nagu konkreetsed juhised, sul on oma kategooriate list, siis sul on hea ka jälgida ja järgida seda listi, et sa tead täpselt, mis sul on tehtud, mis sul on tegemata. Et niisama võib-olla korrastamine, loomulikult võid teha. Teine variant on võtta KonMari raamat ja tee niimoodi, et loed ühe kategooria läbi, teed ära, siis võtad järgmise kategooria, teed ära, mitte et loed terve raamatu läbi ja siis hakkad tegema. Et mina lugesin terve raamatu läbi ja siis võtsin raamatu uuesti ja hakkasin tegema niimoodi, et lugesin riiete kategooria ära, tegin riided ära, võtsin raamatud, tegin raamatud, võtsin paberid, tegin paberid. Et see on ka viis. Ja kui kodus ongi, ma ei tea, kui inimesed mõtlevad, et kodu on segamini, siis kui sul on kõik nagu põhjalikult ära korrastatud, siis su kodu, sa tead, et su kodu on tegelikult korras, aga ta lihtsalt on nagu ajutiselt segamini. Et päeva lõpuks ma soovitan alati asjad lihtsalt enda kohtadel tagasi panna, aga sa tead täpselt, kus sul mingi asi käib. Soovitan ka alati sildistada, et kõik teised pereliikmed teaksid, kus mingi asi asub. Et selline põhjalik ise kätte võtmine ja tegemine on kõige mõistlikum ja kõige parem viis, sest siis sa korrastad nii-öelda ühe korra ja sa võtad endaga kaasa selle mõtteviisi, et mis sulle üldse seal kodus rõõmu pakub, kuidas sa järgmine kord käitud, kui sa lähed poest näiteks midagi ostma, kas sa vajad mingit asja või sa ei vaja, et selline mõtteviisi muutus tuleb ka kindlasti kaasa, kui sa põhjalikult enda kodu ära korrastad. Ja kui nii-öelda ise endal jõudu, jaksu ja teadmisi võib-olla ei ole, et kust alustada ja kuidas seda teha, et siis selle jaoks ma olengi loonud selle korrastamiskursuse, mille nimeks on siis korrastades elukorda ja mida ma teen 2 korda aastas. Ning kui kellelgi on huvi täpsemalt selle kohta, siis uuel aastal oli vist 16 jaanuar, ma korra võin vaadata, hakkab uus kursus. Kohe vaatame, detsember, 16 jaanuar hakkab uus kursus ja 2 nädalat enne ehk 2. jaanuaril nii-öelda läheb sellele kursusele registreerimine lahti, et juhul, kui sa tunned huvi, siis sa võid mulle kirjutada või regada ennast uudiskirja saajaks minu kodulehel, et siis jõuab kõik info täpselt sinuni. Aga täpselt võid ka mulle kirjutada, et ma saan ise sinna listi panna. Siis või tahate Susanna äkki ja Juta ma nägin ka oli veel siin, kes oli, Kaia on ka isegi, et kes veel on kursusel olnud, et mõne sõnaga öelda. Vestluses on kõik kirjutanud ja väga-väga soovitanud. Okei. Jube kahju, et ma ei näe seda vestlust, aga ma arvan, et see on sellepärast, et mul on see esitlus lahti.
Aga väga hea, ühesõnaga, kui nagu midagi on sellist, millele ma peaksin vastama, siis kirjuta mulle või ütle mulle. Siin on tegelikult üks küsimus vahel, et kas sul või teistel on nipp, kuidas puhastada keraamilisi pindu rauase vee jälgedest? Et kas sa kasutad seda sama hapet? Keraamilist pinda rauavee, issand. No, ma ei tea, vaata, mul ei ole sihukest nagu probleemi olnud. Aga kas need on äkki roosteplekid või? Äkki ta mõtleb roosteplekke? Vot ei oska. No ühesõnaga, mida mina teen keraamilise, siis ma eeldan, et pliidi puhul keraamiline pliit või keraamiline või midagi muud kolle. Aga no, mida mina kasutaks olekski proovida. Kas ta vastas midagi, Susanna? Rooste jaoks, jah. Rooste jaoks, okei. Et mis iganes probleem tegelikult mul kodus näiteks oleks, siis ma prooviks sidrunhappe, äädikas, sooda, nii-öelda neid 3 asja, mida ma kodus hoian, on ju. Et kas siis sidrunihapet kuuma veega, äädikat, kuigi mulle äädikalõhn üldse ei meeldi, või soodapastat, on ju, näiteks ahju puhul, kui ahi ei ole väga hull, et siis sooda ja veepastat kasutaks. Aga esimene asi, äkki ma haaraks melamiinsvammi, muidugi ma ei tea täpsemalt, mis pinnast on juttu, aga kui me räägime keraamilise pliidi puhul, mis on klaas, siis sellele pinnale ei tee melamiinsvamm midagi. Kui aga sul on selline pind, mille puhul sa ei julge, et sa ei tea, kuidas asi, ükskõik mis aine sul on, siis reageerib, siis katseta kuskil väiksemal pinnal, ehk näiteks selle melamiinsvammiga on, et sa pead selle kõigepealt niiskeks tegema, ehk teed märjaks ja pigistad kuivaks siis, et ta on niiske ja selle valge osaga katsetad kuskil pinna peal ja kui ta sinna midagi ei tee, ta ei kriibi seda ära, sest ta on abrasiivne, ta võib nagu pinda kahjustada, siis sa saad juba suuremat pinda puhasta. Et mina ise reaalselt olen küürinud kas parketi pealt näiteks seda permanentset markerit, millega siis lapsed kogemata joonistasid maha, tuli jumal ilusti maha. Melamiinsvammi saab kasutada ka riiete puhul, et ma olen riiete pealt ka plekke välja saanud melamiinsvammiga. Et lihtsalt katsetage, ma soovitaks katsetada seda, ma muidugi ei tea nüüd, mis täpselt pind on, aga ma ei tea, siit peaks lugema, mis pindadele see mõeldud on, aga neil on ka kodulehekülje peal olemas täpsemalt. Nii, keegi tahtis midagi öelda? Ja selles mõttes see peaks ka sobima tegelikult, kui on keraamilised plaadid näiteks, siis ta võib töötada, ei pruugi, et sõltub, kui hullus olukorras see seis on, et Siin on kirjas, et sanitaar, portselan, vetsepotid, vannid, kraanikausid, kahvelplaadid, vuugivahed ja happeline puhastusvahend. Eemaldab efektiivselt mustuse, rooste ja ladestunud soolad, samuti nende tekitatud lõhnad. Sobib vask, messing, pronks, roostevabast terastest pindade puhastamiseks. Samuti lubja sadestuste eemaldamiseks dušisöelad. Nii et siin on õpetus taga ja ma arvan, neil on täpsemalt infot ka nende kodulehel. Nii et. Ja saate muidugi kirjutada, nende see personal on nii vastutulelik, et nad kindlasti oskavad aidata, et kas sobib või ei sobi. Nii, selle vastasime ära. Kas kellelgi oli veel mingid küsimusi seoses koristamisega? Koristamisküsimusi minu meelest rohkem ei tulnud. Võtke lihtsalt kätte. Nii, Katri. Korraks. Kuidas? Ma võin kommenteerida seesama, oli see, et kuidas on lihtsam viis alustada. Ma chatis ka kirjutasin, et kõige parem on tõesti alustada lihtsalt korrastuskursusega, et kui kodus on liiga palju asju ja meeletu segadus, siis selle kursuse käigus vaneb väga-väga palju pinda, et soovitan soojalt. Nii, Kaia räägib, ma tundsin häälest ära, jah? Nii armas. Nüüd ma näen sind. Nii armas, et see on nii kihvt, et ma saan ka tagasisidet just sellest, et see korrastuskursus on nagu ülihea ja nagu me ka viimati pühapäeval rääkisime, et see ei tähenda ainult kodu korrastamist, et sellega sa korrastad ka kõik muud asjad enda elus ära ja õpid võib-olla produktiivsem olema, planeerimist ja kursusel ka, et ma ütlesin, et on külalisesinejad, on ju. Et nüüd järgmisel korrastuskursusel ootan veel täpsemalt kinnitamist osaleja poolt, aga tuleb rahatarkuse inimene rääkima siis sellest, kuidas nii-öelda nullist saada enda rahaasjad korda, et kui sa pole kunagi
ühtegi raamatut lugenud, kellegi kursusel käinud ja ei tea sellest mitte midagi, kuidas ma ei tea säästa või kuidas üldse enda eelarvet pidada või midagi teha, et siis tuleb rääkima inimene, kes nii-öelda puust ja punaseks teeb, millest alustada ja võimalikult lihtsalt nii-öelda räägib. Aga Kadril on käsi püsti, sa võid mikrofoni lahti teha ja küsida või rääkida. Kadri vist ei reageeri. Igatahes, kui sa reageerid, siis tee enda mikrofon lahti. Aga ma lähen siis äkki edasi või oli Susanna veel midagi? Ja siin on küsimus, et mida kujutab endast täpsemalt tasuta veebikonsultatsioon? Tasuta veebikonsultatsioon tähendab seda, et sul on pool tundi aega minuga rääkimiseks. Kui sa, ma ei tea, soovid mingi kindla kapi või toa korrastamiseks motivatsiooni, infot, siis just selle jaoks on. Enamasti, kindlasti ma teen alati selle sama konsultatsiooni siis, kui inimene soovib saada teenust, sest et ma tahan, et inimene tunnetaks mind, mina teda ja ma näeks siis seda tööpinda. Ja vahel ongi ka see olnud, et tullakse lihtsalt murega, mis lõpeb siis lõpuks sellega, et ma lähen inimese juurde koju korrastama. Et kõik on selles mõttes täiesti oleneb, et mida inimene tahab, et mis on tema eesmärk. Ja enne korrastamist või seda enne veebikonsultatsiooni ma saadan ka välja väikse küsimustiku, mille ma palungi täita, et siis juba enne, kui me alustame, siis ma juba tean, et seal on küsimused, mille pärast sa nagu minu poole pöördud, et milles ma saan aidata, et siis me hoiame juba seda aega kokku selle poole tunni jooksul. Et seal ma küsin, et räägi, kellega sa koos elad, kui palju on see maja või on see korter, kui palju sul pinda on, mis on sinu mure, mida sa nagu tahaksid saavutada, mis on su praegune koht, mis on su eesmärk. Ja viimati oli mul eile hommikul oli mul konsultatsioon, et kus inimene sooviski tegelikult teenust tellida, osta, kuid jutu käigus ma ma sain aru ja soovitasin talle pigem, et tema soovitaks sulle ehk siis tema nagu isiksusele, et kõige ägedam oleks see, kui sa teed selle korrastamiskursi ise läbi, et siis sa nagu panustad 100-ga ja 100% ja seda, ma saan kinnitada sulle, et kui sa teed sellest 100% kaasa, siis sa ka hiljem see süsteem säilib ja sa ise tahad ja oskad ja su perekond ka näeb, et mida sa oled 10 nädalaga teinud, et sellel on suurem efekt kui see, et mina tulen, me teeme ühe toa korda, ma tulen tagasi koju ja siis sa peaksid nii-öelda järgmise ruumi või koha jaoks, et me ei jõua kõike ühe päevaga 7 tunniga ära korrastada, aga kõige suurem tulemus ongi siis saavutatav, kui sa ise hakkad tegema ja vaatad, sorteerid kõik asjad läbi, eriti veel, kui on asju palju ja sa tahad asju vähendada, siis on kõige mõistlikum seda ise teha. Ja seda kõike me saamegi sellest tasuta konsultatsioonis nii-öelda arutada, et umbes pool tundi läbi Zoomi, juhul kui ei ole Zoomi inimene ja soovib, ja kui on iPhone, siis ka läbi FaceTime'i võime teha. Aga üldjuhul olen teinud läbi Zoomi ja see ei kohusta hiljem mitte millekski, et ei kohusta teenust ostma, toodet ostma, mitte midagi. Kas Susanna oli veel mingeid küsimusi? Võid raputada, kui ei olnud? Ei olnud praegu, okei. Nii, vaatame, kell on 38, siis meil on veel aega. Siis oli selline küsimus nagu, kuidas sa kõike seda jõuad ja suudad? Kas vahest motivatsiooni puudus ka on, et ei viitsi midagi planeerida? Nii, sellele küsimusele, kuidas ma kõike suudan ja jõuan, on niimoodi, et ega ma vahel ei suudagi ja jõuagi. Ja siis ma ka selles mõttes olengi, võib-olla siis te saategi võib-olla aru, et kui ma pole Instagramis tegus või vahel ma isegi ütlen seda välja ja see ongi jumala okei, kui kõik ei suuda ja ei jõua, et meil kõigil on ju 24 tundi päevas ja mul on 2 last, ma olen ise assistendiks 2 inimesele, ma teen enda firma tööd, ma haldan kursustega seotud asju ja ma olen nii-öelda kokk-keevitaja, et ma teen nagu selles mõttes kõike, aga lihtsalt tuleb igaks asjaks peab olema aeg, omaette aeg. Kohe ma ka räägin, järgmisel slaidil on minu see nii-öelda hommikurutiin, millest ma ka lubasin rääkida, et minu jaoks on väga oluline see, et kuidas üldse kõike jõuda ja suuta ongi see, et mul on kindel kokkulepe endaga, mis ajal ma midagi teen. Ja loomulikult mul on motivatsiooni puudus, eriti veel, kui
kui ma ise tunnen ennast halvasti, näiteks kui ma olen haige või mul üks päev oli, et ma tõmbasin enda kaela kuidagi lihased ära, et nagu nii halb oli olla, see tõmbab kohe nagu produktiivsust maha, see tõmbab kohe motivatsiooni maha. Või kui mul oli praegult olnud, et lapsed on kodused, sest et nad on haiged olnud, ka mul tõmbab motivatsiooni maha, sest ma tahaks olla üksinda, ma tahaks keskenduda, sest et mitu projekti on mul korraga ja kõike ju tahaks teha, aga see ongi see, et kõike ei jõua, ja kõige jaoks lihtsalt ma ei võta aega, aga ma arvan, et kui kõik eluvaldkonnad, et sa ei saa pühenduda ühele eluvaldkonnale maksimaalselt, siis sa nagu vead nagu teised asjad nagu allapoole, et kõik asjad peaksid olema balansis. See on nagu see, kuidas mina nagu arvan, et võiks olla, et tööga peaks olema hästi, peresuhetega peaks olema hästi, ma ei tea, tervisega näiteks kõik hästi, et ma leian endale aega, et kõik need asjad võiksid olla nagu ühel tasandil, mitte nii, et midagi on hästi all, sest siis ongi tuksis, et kui kõik muud asjad on näiteks hästi ja ma jään haigeks, siis läheb ka mul ju töö kohe alla ja perega suhtlused alla, et kõik võiks olla nagu nii-öelda normaalsel levelil, siis on motivatsioon olemas. Aga jah, et loomulikult mul on vahel see, kus ma ei planeerigi mitte midagi. Näiteks suvel ma ei planeeri, kui ma muidu teen, et kui ma muidu teen, näidan enda nädalaplaani, nagu see on nagu väga täis kirjutatud, et siis suvel ma näiteks seda ei tee. Suvel minu jaoks on see pointless. Miks ma ei tee ka suvel korrastamiskursust? Ma teen korrastamiskursust ju niimoodi, et hakkab sügisel ehk siis septembri keskpaigas või nüüd hakkas septembri alguses 5. Siis on see, et siis on inimesed puhkuselt tulnud, lapsed lähevad kooli lasteaeda, hakkab nagu see rutiin, see sügisene rutiin, hakkab see nagu nii-öelda töine periood ehk siis sügisest kevadeni. See on siis üks algus, miks ma seda teen ja teine on jaanuar. Ehk kui inimestel on see pool jaanuarit, ehk siis nad on motiveeritud ennast nagu liigutama, tegema, et see on nagu 2 head aega, millal teha näiteks ka seda kursust, et inimesed on motiveeritud, aga suvel täiesti pointless. Seega ka ma suvel, ma see suvi mõtlesin, et ma teen kõike. Ma teen kõik enda kursused valmis, kõik asjad valmis, ma filmin, ma teen kõike ja see lõppes sellega, et ma ei teinud suhteliselt selles mõttes mitte midagi, et ikkagi viimasel minutil võtsin kätte, augusti lõpus hakkasin toimetama. Aga samas see ongi okei, et leia lihtsalt endaga see jällegi see nagu tasakaal, et sa ei peagi kõike tegema ja vahel ongi okei võtta puhkust ja lihtsalt mitte midagi teha. Aga mina ise tunnen jah, et selleks, et ma saaksin motivatsiooni ja olla ise innustunud ja just nagu heas tujus ja et kõik oleks nagu korras, siis minu see hommikune rutiin ehk mina ärkan 4:45 on mul äratus. See on siis nii-öelda täiesti tavaline see päev, kui ma olen kodus, kui ma ei pea Tallinnasse sõitma või kui ma ei ole Tallinnas, et siis kui ma nii-öelda olen kodus, siis ma ärkan 4:45 on mul äratuskell, et ma juba kell 5, nagu te näete siit selle lugemise juures siin all on see kell, et kella 5-st 5:30 ma loen, siis ma teen trenni YouTube'i mingi lühivideo järgi, siis ma teen meditatsiooni, ma kuulan siis seda Daily Jade ehk seal Calm Appis. Väga hea, iga päev on erinevad meditatsioonid. See ei ole see, et ma istun nüüd ja mõtlen ja üritan nagu kohal olla, et õnneks Daily J on selline, et sa lihtsalt kuuladki tema juttu, sa seostad seda enda eluga ja kuidagi võtad mingi afirmatsiooni nagu kaasa päeva või mingi mõtte või mingi quote'i et ülihea viis nagu ka päeva veel nagu midagi tuua või kui sa tahad, siis saad jagada seda enda sõpradega ka. Siis ma vaatan üle enda päevaplaani. Ehk siis selle nii-öelda nädala plaani pealt ma viin osad asjad enda päevaplaani, mis mul sellel päeval on vaja teha või siis ma vaatan ka enda, ma pean nii-öelda ka seda Asanat, kus mul on siis to-do listid, mis aitab mul siis ka väga hästi endast nagu neid eesmärke, päeva eesmärke siis nii-öelda kujundada, et ma saan neid liigutada seal väga lihtsalt, et Asana on ka väga hea viis enda produktiivsusel nagu siis silma peal hoida. Ja siis ma teengi natukene aega arvutitööd, ehk ma vaatan üle mingid meilid, ütleme selle assistenditöö meilid, enda meilid ja siis teen kiire duši ja siis põhimõtteliselt kuskil 6:45 ma juba lähen lapsi äratama, et saaks siis, kui ma olen selle enda hommikurutiini ära teinud,
siis ma nagu alustangi seda päeva, et ma võin olla see rahulik, juba ärganud 2 tundi üleval olnud ema, kes võtab väga hästi rõõmsameelselt enda lapsi siis nii-öelda hommikul vastu. Aga tänu sellele, et mul on see hommikublokk, kohe ma ütlen, saad sõna, Susanna, et tänu sellele, et mul on see hommikublokk, siis ma tunnen ennast kohe nagu hommikul motiveeritud, et ma viin need lapsed kooli lasteaed ära, tulen koju, siis ma veel pühendan endale aega, et ma söön hommikusöögi ja siis ma hakkan nagu tööpäevaga pihta. Nii, Susanna, kellelgi oli küsimus? Küsimus tuli, et kuhu sellise tabeli hommikurutiiniks saab teha näiteks? Vaata, siin all ongi rakendus Goals Wizard. See on Brian Tracy loodud äpp, millega on siis, ma võin näidata äkki seda, kohe ma näitan teile seda, ta näeb siis Apple'i peal välja selline, et selline ikoon ja siis seda kaalmi ma kasutan meditatsiooni jaoks. Et siin on üliäge, saad kasutada niimoodi, et teedki siin, et sa saad panna siit, paned siit hommikune dušš ja siis ta kohe nii-öelda võtab sul selle siit teest ära, viib siia alla näiteks. Et sa saad täiesti luua endale ise selle süsteemi. Ma nüüd ei mäleta täpselt, ma tean, et mina maksan selle eest, sest ma tahtsin kasutada kõiki funktsioone. Ma ei tea, kas see on muidu tasuline või tasuta. Ma lihtsalt ise automaatselt liitusin selle subscriptioniga, sest ma aeg-ajalt katsetan erinevaid äppe, et siis ma saaksin soovitada. Aga see on väga hea variant. Ja siin on veel, mis on veel hea, on see morning routine ja evening routine, et sa saad kirjutada, mille eest sa oled tänulik, mida sa veel homme näiteks tahaksid paremini teha. Et selline nagu ka nende, kuidas on see gratitude, ma ei tea, päevikud ja sellised erinevad märkmikud on olemas, et seal annab ka sellist süsteemi endale luua. Ja vaatame kohe. Ja siis olid ka küsimused, et põhimõtteliselt siit saab edasi minnagi selle peale, et digikorrastuskursuse kohta olid ka veel küsimused. Et oli küsimus, et kas mul on endal kõik digiseadmed korras ja kas ma teen digikorrastust kaasa. Saan öelda, et ei, mul ei ole kõik digiseadmed korras, sest nad ei ole, ma arvan, nad ei ole kunagi mul niimoodi lõplikult korras, et mul ei ole nendes mitte midagi teha. Just näiteks täna vaatasin, et Canva keskkond, kus ma siis loon, näiteks kus ma olen loonud selle esitluse, et seal vajaks süsteem ülevaatamist, parandamist, võib-olla mingid asjad saab ära kustutada, et alati on kuskil midagi, mida saaks paremini ja digikorrastuskursus on samamoodi sellel aastal näiteks nüüd teist korda, et ta oli kevadel ja nüüd ta on nagu sügisel ehk siis pärast seda korrastuskursuse lõppu. Ja jube hea ongi 2 korda aastas nullist kõik need samad asjad läbi teha, lihtsamalt muidugi kiiremini, siis saab teist korda. Et Susanna on ka näiteks, sa oled ise osalenud kevadisel sellel, et aga sa teed ju ka kõiki, ma arvan, asju kaasa, vaatad jälle samamoodi kõik asjad üle. Ja kindlasti teen. Et hea on lihtsalt aeg-ajalt sellel digiasjadel nagu silma peal hoida, et mitte see ei läheks nagu nii hulluks, et ma tean inimesi, kellel on 100 000 pilti telefonis ja 100 000 pluss, võib-olla on 20 000 pluss, kindlasti on mingi 10 aastat korrastamata üldse need pildid, puudub süsteem, võib-olla on arvuti desktop on täis igasuguseid ikoone ja et kõik see nagu siis korda saada, see samamoodi, ma arvan, et see digikorrastuskursus on hea viis ise võtta kätte. Mina annan iga päev nii-öelda siis neid juhendeid, nii täna teeme seda, siis sa võtad kätte, hakkad enda seadet õppima, kasutama seda rakendust või seda keskkonda, kus seda on vaja teha ja samas ongi, et mina oskan anda ainult siis nõuandeid süvitsi võib-olla minna Apple'i toodetega, sest mul on Apple'i läpakas, tahvel ja kell ja telefon on et Androidi puhul võib-olla sellel kursusel minul jääb nagu vajaka see info jagamine, kui me räägime mingist kindlast rakendusest või võib-olla polegi on ja Androidil seda rakendust, aga seal ongi, et teised saavad kaasa tulla, et eelmisel kursusel ka Marianne hästi usinalt jagas igasugust infot, et näiteks mina kasutan Gmaili läbi
arvutis oleva rakenduse, aga tema küsimus oligi, kui veebilehelt gmail.com sisse logida, et kuidas siis mingeid asju korrastada, aga mina ei olnud mina seda vaadet üldse ei näinudki, aga Marianne siis oskas öelda kohe, et kuidas ja mingi asi toimib. Et oluline ongi see, et mitte ka ei ütle kohe nii, et seda teed ja sealt saad ja niimoodi, et on ka see võime, et sa oskad näiteks Google'da, otsida how to, mingeid juhendeid YouTube'ist, et sa saad võtta maksimumi enda seadmest ja nendest rakendustest, et nii nagu mina praegu võtan sellest Brian Tracy rakendusest, üritan võtta maksimumi, et siis ka selle digikorrastuskursuse eesmärk on korrastada enda seade ära, luua süsteem, et me saame igapäevaselt enda seadmest kasu. Et see on see põhieesmärk. Ja oli ka küsimus, et kas digikorrastuskursusel saan enda meili korda, et kas ma jõuan seda teha. Küsimusele vastus on selles mõttes väga lihtne. Kui sul on meeletult palju meili pealt kirju, siis ainult aeg ja nii palju, kui sa seda aega saad panustada, täpselt nii palju, kui sa seda korda saad. Mina jagan nippe, kuidas mina seda teen, kuidas mina seda soovitan teha ja need nipid on imelihtsad ja põhimõtteliselt saad, ma ei tea, 2-3 hiireklepsuga juba endale ühe väga vajaliku alguse tehtud, kuidas edasi minna niimoodi, et sul enam ei tule sinna nii palju neid, et su inbox oleks kogu aeg tühi, see mõtteviisi muutus, et kuidas sa teed seda nii, et see oleks tühi, miks seda peaks tegema. Et kui sul on piisavalt aega ja kui sul on siht silmes, siis on väga lihtne enda mailbox korda teha ja hallata seda niimoodi, et reaalselt, kui mina näiteks praegult, ma lihtsalt toon näite, et meil on küll see, mida ma teen, ma arvan niimoodi 2 korda nädalas ma teen enda meili niimoodi tühjaks, et ma võtan kõik kirjad ette nii, et mida mul vaja ära teha, et ma saaksin enda mailboxi tühjaks. Täna ma ka tegelesin meilidega, aga mul on siis enda isiklik meili aadress, kus mul on praegult 5 meili ja nendest 3 on mul vaja kohe põhimõtteliselt tegeleda, et ma saaks nad ees ära. Ja meie elu ilu meilil on praegult 8 meili ja siin on samamoodi 3 või 4 tükki on need, mis ma saan kohe ära tegeleda ja kui ma olen tegelenud, siis ma panen enda inboxist ära. Kas panen kuskile kausta, kui mul on seda vaja säilitada ja kui ei ole vaja säilitada, siis kõik läheb prügikasti ja prügikasti ma siis ka tihti puhastan. Et täpselt see ongi see, et digikorrastuskursusel ka osalemise kõige suurem eeldus on see, et sa oled valmis, tahad teha ja panustada aega nii nagu tavalisel korrastuskursusel, et sa võtadki aega ja saad enda asjad korda teha, sest digikorrastuskursus toimub siis, ma kohe ka jagan ühte sooduskoodi, kui veel on siin keegi, kes ei ole osalenud ja tahab osaleda. Aga digikorrastuskursus toimub Facebooki kinnises grupis, algab järgmisel esmaspäeval ja see toimub siis niimoodi, et esmaspäevast reedeni saate ülesandeid, iga päev on suurem või väiksem ülesanne, mida ma siis soovitan ja palun teil ära teha. Seal on ka erinevaid videosid, tuleb selle juurde, kus ma räägin siis, kuidas mina teen, mida mina soovitan. Ja laupäevad on siis selle jaoks, et saaksite teha ära mingid asjad, mida te ei ole näiteks tollel nädalal jõudnud teha. Kui on kõik tehtud, see on väga hea, saate ühe vaba päeva ja pühapäevad ma survestan teil, et oleks nuti- ja netivabad päevad, et süstida teisse seda, et te võiksid olla sellised 1 või 2 päeva nädalas, kus te üldse ei vaatagi, ma ei tea, võib-olla ekraanivaba aeg, te ei lähe netti kuskile, te ei võta enda telefoni kätte, et teil on notification'id niikuinii maas, seda kõike ma teile räägin, et väärtustage enda aega ja ärge kogu aeg istuge telefonis, et see tõmbab meie produktiivsust maha ja see raiskab lihtsalt meie aega, kui see ei ole meile vajalik. Ja see kursus on siis 4 nädalat, 11. või 21. novembrist 18. detsembrini ja osaleb ka meil Reimo ehk IT-mees, kes vastab kõiksugustele küsimustele, mis iganes küsimus sul IT-alaselt tekib. Facebooki grupis saab talle seda esitada, ta vastab seal kirjalikult või siis, kui ta teeb enda 4 loengut, siis ka seal vastab. Ja mina teen ka siis 2 korda selle kursuse jooksul samasugust sellist Zoomi kohtumist, kus ka siis räägime digikorrastamisest ja samas ka lihtsalt korrastamisest, et jagan ka mingeid, võib-olla ma ei tea, näiteks riiete korrastamise kohta mingeid nippe või köögi korrastamise mingeid nippe, mis minu puhul on toimunud ja mida mina soovitan. Aga
ega siin ongi nüüd põhimõtteliselt üks slaid on veel, kus ma jagan teile seda koodi, et kui keegi tahab osaleda digikorrastuskursusel, siis kasutades sooduskoodi, siis ostukorvis sa saad kasutada seda, seal on kirjas, et kasuta kupongi või mingi kupongi koht on, et siis kirjutad sinna digikorda ja siis see annab 10 eurot soodustust. Ja registreerimine on kuni reede südaööni. Siis laupäevasel päeval tuleb täpsem info selle kohta, et millise grupiga te peate liituma, et ka Susanna ja Juta ja Kaia, et kes on seal VIPis, et teie saate ka automaatselt siis laupäeval ja Tuuli on ka siin. Tere Tuuli! Ma vaatasin kohe, Tuuli on ka teinud selle lahti, et need, kes on olnud VIPi kursusel, teie saate ka automaatselt selle kirja, ja kui te mõtlete, miks VIP saab automaatselt kirja, siis kui sa ei ole mind enne jälginud, siis see korrastamiskursus on 2 erinevas grupis ja kui nüüd keegi soovib liituda uuel aastal VIP-grupiga, siis VIP-grupi eelis ongi see, et automaatselt on peale korrastamiskursuse, on ka selle hinna sees on siis digikorrastuskursus. Et väga hea viis saada kodukorda ja ka veel enda digimaailm. Kas kellelgi on veel mingeid küsimusi? Me olemegi suutnud siin 55 minutit, olen mina suutnud täis rääkida ja samas üliäge. Mulle meeldib, ma pean tegema neid küsimuste esitamise vooru seal Instagramis rohkem, et inimesed saaks esitada, siis mul on millest rääkida. Järgmine, kui ma tean, dušinurgast peaks rääkima ja midagi mul oli veel. Ma võtan korra selle jagamise maha. Näete, nüüd ma näen kõiki teie vestlust. Et ma panen korra siia need, ma enne kopisin ühed lingid. Vaatame, kas see tuleb. Seda ei tulnud. Ma vaatan, kas ma saan. Seda pesumasina puhastamise, seda ei tulnud. Vaatan korra, kas see siit tuleb. Et panen siia need lingid, millest mul oli juttu, et mida te saate võib-olla kohe peale klõpsata saate endale nii-öelda ära salvesta, nii panen uuesti pesumasina puhastamise nipi. Ja üldse, et kui ma korra võib-olla jagan ka seda, kas ta mul võtab nii. Et kui te minu kodulehekülje peal olete, esilehel siis on, läks, et siin paremal üleval on see otsingumootor, et kui siia panna sisse pesuaine, siis ta otsib kohe nagu selle ülesõnja. Et kõik mingid postitused, näiteks panetegi sisse sooda, siis ta otsib kõik need postitused, kus sees on see sõna sooda. Et seal on võimalik... ma panin ühe inimesele ainult selle. Mul on millegi pärast läinud direkt. Vabandust. Panen uuesti. No. Nii, see on nüüd... Vabandust, ma panin ühele inimesele eraldi. Nii, et ma jagan teile siis linke, mis on, kui keegi soovib veebikonsultatsiooni, siis on broneerimiskalender, kui te kalendrist ei leia aega või seal on enamasti hommikune aeg kella 10-11 ehk siis pool tundi 10-11. Kui see hommikune aeg ei sobi või kui seal ei ole enam vabu aegu, siis kirjuta mulle Instagrami või meili peale või Facebooki, et ja pane siis enda soov, et mis päeval näiteks see võiks olla ja mis kellaajast alates, et ma saaksin leida ja pakkuda mingid ajad. Siis teine link on digikorrastuskursus, kes soovib liituda, siis see on otse link ja siis kasuta seal ostukorvis sooduskoodi digikorda ja kes tahab hakata pesumasinat puhastama ja ei ole seda enne teinud, siis 3. link on selle kohta ja nagu ma näitasin ka, et otsige lihtsalt kodulehekülje pealt infot erinevate, just võib-olla ongi panete sidrunhappe, pesuaine, ma ei tea, üldpuhastusvahend, mida iganes teid huvitab ja seal üleval oli ka need seal on, korra näitan nüüd asja veel, siit lõpetame ära selle asja siin. Nii, et siin üleval on blogi ja siit alt te näete erinevaid rubriike. Et näiteks te näetegi, siin on kõik minu KonMari korrastamismeetodi järgi korrastatud kategooriate videod näiteks. Retseptid, käsitöö, kunagi käisin käsitöö ringis ja lõin endale siis siia selle õpetuste asja. Siis on meie kodu, siin on siis enamasti postitused minu eelmisest kodust ehk mingi, kuidas me maakütte panime, kuidas ma ei tea, midagi seal kodus siis tegime, et võib-olla on kasulikud ja printlehed ehk kus te saate igasuguseid printlehti, näiteks nagu siin kodu see puhtaks väljakutse, nädalamenüüd, jõulupingod,
et sellised erinevad asjad ja siin all on ka veel mingid sooduskoodid ka. Näiteks see Minu kleeps ja mänguväljakud ja et neid väga palju pole. Ja kus te mind veel leiate, et ma teile motivatsiooni saaks jagada? Oi, see on vale koht. Et seal üleval on see, on YouTube. Ei, see on Facebook. Võt see YouTube. Et siit alt leiate ka kõikvõimalikke võib-olla koristamismotivatsioon. Aga need on ka aastaid tagasi tehtud või aasta tagasi, et siis, kui ma veel süvitsi ei tegelenud sotsiaalmeediaga, millega ma praegu igapäevaselt tegelen, siis mul oli ka aega või ma võtsin aega selle jaoks, et luua mingeid videosid, aga seal on neid väga vajalikke õpetusvideosid, mida mina siiamaani teen, et nõudepesumasina puhastamine, mida ma alles jagasin enda selle väljakutsega seoses. Kui kellelgi rohkem mingeid küsimusi ei ole, siis ma tõmban otsad kokku. Kui kellelgi on küsimusi, julgelt kirjutage mulle Facebooki, Instagrami, meili peale. Et ma proovin alati leida vastuse ja ma alati ka vastan, et ma ei jäta ühelegi kirjale vastamata ja kui see siuke asi peaks olema, siis kirjuta mulle kindlasti uuesti, sest võib-olla see on kuskile kirjade vahele ära kadunud. Minul oli chatis üks küsimus. Et 4:45 on päris vara. Mis kell sa magama lähed? Mina lähen magama kell 10, et ma saaks enda 7 tundi täis. Mul on blogis on ka olemas, võin nüüd valetada, aga mitmed aastad tagasi postitatud blogipostitus, kus ma räägin sellest kella 5 ärkamisest, ehk ma teen siis selle Robin Sharma kella 5 klubi ärkamist ja kui sa sealt otsid minu varajane ärkamine, oli selle blogipostituse nimi, siis sa näed seda, et kuidas ja mis ma selles mõttes teen. Et see on kohati nagu on muutunud, aga ma lähen kell 10 magama. Kell 10 peab nagu tuli kustus olema selles mõttes, et ma pean varem voodisse minema, kell 10 peab tuli kustus olema. Nii, ma vaatan, kui kellelgi on veel mingi küsimusi, mis jäid vahepeal vastamata, võite kiirelt enda telefoni või selle mikrofoni lahti teha. Aga Deivi on kirjutatud, et pidin esimese pool tundi eemal olema, kas saan kohe lingi, et algust järgi vaadata. Ja ma pärast seda vestlust ma panen selle recordingu kinni, ta laeb ennast pilve üles, ma laen ta alla, panen ta YouTube üles ja siis ma jagan seda linki enda Instagramis, et ma eeldan, et sealt peaks ilusti kätte saada olema, aga ta jääb ühesõnaga sinna minu YouTube'i kanalile siis üles, et ma teen siin eraldi kausta, kus on siis vestlusõhtud, et sealt saab praegu ja siis ka edaspidi seda vaadata, et ma arvan, et kuskil tunni jooksul peaks saama seda videot juba vaadata, et ma proovin hästi kiiresti tegutseda ja kõik oleneb interneti kiirusest. Kas on veel küsimusi või kui ei ole, siis ma lihtsalt ütlen teile, et aitäh teile, teie aja eest, teie aeg on minu jaoks väga tähtis. Ma hästi hindan seda, kui inimesed panustavad enda aega, sest et see on väärtus, mida me ei saa juurde osta või kuskilt võtta ja tunnikene kolmapäeva õhtul on ju täna kolmapäeva, jah, kolmapäeva õhtul siin teiega olla päris äge ja väga tore, et ma näen Susanna Tjuta-Tuulit ja ka Kaia tegi enda mikrofoni vahepeal lahti ja ka kaamera, et tuttavad naised olid siin olemas, et Diana veel ütleb, et aitäh motiveeriva vestluse eest. Ja, aga palun, broneerige endale neid konsultatsioone ja siis me saame veel rohkem teineteist motiveerida või mina saan siis teid motiveerida, kui teil see motivatsioon puudub. Et olge ikkagi ise ka selles mõttes tegusad, hakake kuskilt pihta, kui teil mingi asi häirib, kui soovite täpsemat infot kursuste kohta, võtke minuga ühendust, räägime täpsemalt ja ma võib-olla seletan siis täpsemalt teile, et mida ja kust te saate, aga jah, et alustage lihtsalt kuskilt, sest kui te kuskilt ei alusta, siis mitte miski ei muutu. Kui te ise ennast ei muuda, kui te enda mingeid harjumusi ei muuda, siis ka mitte miski ei muutu. Et keegi teie eest seda korrastamist kodus või seal digiseadmest ära ei tee ja õige aeg on alustada nüüd ja kohe, sest et kohe varsti on uus aasta algamas ja mõnus on minna sinna puhastatud digiseadmetega või siis võtta eesmärgiks teha uuel aastal enda kodu korda. Ja see on, ma arvan, väga hea kingitus ka endale, et ei pea ise endale mitte midagi nagu füüsiliselt ostma, vaid et panustage raha ja aega enda arengusse ja enda elu muutmisesse. Aga aitäh teile, naised! Megatore oli, minul vähemalt, ma sain nii palju rääkida teile ja ma arvan, et järgmine tuleb järgmises kuus ehk ma mõtlen, et võiks kord kuus
siin kokku saada ja natukene lobiseda ja teie küsimustele vastata, et ma saaksin teid näha, kuulda, teiega suhelda ja teie saaksite ka motivatsiooni ja indu ja infot, et mis võib ka teid siis aidata. Aga jah, just minge vaipasid puhastama, sest täna on 16. päev koristustabelis ja mul on väga hea, mul on ainult esikuvaip. Ma olen kõik vaibad enda kodust ära eemaldanud. Nii et kõik nüüd vaipasid puhastama ja näeme Instagramis, näeme Facebookis, kirjutage, joonistage ja mina olen olemas, nii et kui keegi tahab abi ja vajab nõuandeid, siis kirjutage mulle. Aitäh teile teie aja eest ja olge mõnusad. Tšau, tšau!